That was fun. See ei ole normaalne. See on praegusel hetkel nagu ainuke asi, mis mind elus on hoidnud siiamaani. Mul on nii palav, õues on tuul soe, õues on umbes 32 kraadi, mu toas on umbne, see ei ole normaalne. Nagu, ma tean, te võite arvata, et see on vingumine, ma ei vingu, absoluutselt ei. Aga nagu, mida ma täna teen sellise kuulmusega? Kell on 16.38, kell saab kohe 3:05, mis tähendab, kell saab kohe 5 ja ma alustan praegu vlogiga. Mida ma terve päeva teinud olen? Mitte midagi, lihtsalt pikutanud. Mul on nii palav. Ma ei tea, mida ma teen. See on nii halb. Mul oli nii palju asju plaanis, mis ma tahtsin täna teha. Ja nüüd ma ei ole mitte midagi teinud terve päeva, ma olen päeval lasknud raisku minna. Ja ma alustan alles nüüd selle vlogiga. Võib-olla ma peaksingi hakkama nii kuumadel ilmadel alles õhtuti vlogima. Hell no, see on halb idee. Mul on nii palav. Mida ma tegema peaksin? Aga küsimus ongi ju, et mida teha sellise sooja ilmaga? Mitte isegi soojaga, vaid täiesti kuuma ja umbse ilmaga. Ausalt öeldes tegelikult praegu on juba mingi 2-3 tundi möödas sellest, kui ma eelmine kord filmisin. Ma ei ole täna terve päev mitte midagi teinud. Tegelikult olen küll ma tegelesin 2 lauluga. Aga muidu, ma ei ole mitte midagi teinud. Kuigi täna on just nii kuum ilm, ma oleks võinud ujuda. Mul oli nii suur plaan, et teha siuke kodune päev ja teha paari asja, aga nagu ma ei teinud neid, sest et nii kuradi kuum. Ma olen siin enda toas. Minu tuba on eriti. Minu tuba on täiesti kuum. Siin on nagu umbne ka. Ehk siis see on nagu õudne. Aga mul on praegu rääkida ühest asjast. Nimelt välja tuli Logani video, kus ta rääkis sellest KSI versus Logan Pauli pressikonverentsist, kus ta rääkis kõigist sellest sõimamisest värki-särki, kus ta rääkis KSI-st üleüldis. Loomulikult see muutis minu arvamust selles mõttes, et ma olen rääkinud teile juba väga ammu, et ma olen Team KSI. Ja no ma olen ikka veel, aga nagu ma seletan selle nüüd natuke lahti. Sest et nagu Logan avalikustas neid asju, vaata, mis on nagu samamoodi täiesti halvad KSI kohta, ehk siis ma tahangi rääkida natuke sellest. Ma olen KSI poolt sellepärast, et mul on tast rohkem savi. Ma ei tea, kui niimoodi öelda. Logan on energiline, ta on humoorikas. Videod on väga siuksed, need on meelelahutuslikud videod, ehk siis nagu neid on tore vaadata ükspool kelle. Kuigi mul on natukene kopp ees sellest, kuidas tal see kõik on. Sellest ei ole midagi, see on ainult nagu minu arvamus ja nagu ma vabalt vaatan Loganist, selles mõttes Logani vlogid on täiesti normaalsed. Isegi head, mitte nagu normaalsed. No meil on kõigil sisimas laps, on ju. Ja ta nagu laseb seda hästi tihti välja, ta on siuke nagu lõbus, tore, lustakas, on ju, aga tõsisel momendil ta suudab olla tõsine. Suudab käituda täiskasvanulikult, suudab käituda niimoodi nagu asjale kohane. Ja sellepärast ma tunnen nagu, et see nagu kinda sarnanen Loganiga rohkem, sest et mul on ka niimoodi, et ma nagu trollan, naljatan, selles mõttes ma jään elu lõpuni arvatavasti lapseks, aga nagu lihtsalt point on selles, et ma suudan tõsises olukorras käituda õigesti. Aga nagu kui Logan võidab, siis ta nagu on seal kõige selle tipus ja siis nagu ma ei tea, see oleks nagu minu meelest natuke halb, aga nagu kui KSI võidab, mul on tast rohkem lamp, ehk siis kui KSI võidab, siis no ta on selline nagu on ülbe ja siis ta on arvatavasti veel ülbe. Mul oleks sellest savi ja siis oleks veel see ka, et nagu arvatavasti teda fightiks veel ja siis oleks nagu arvatavasti naljakas vaadata, kui ta saab kellegi kotti, sest ta raudselt saab kellegi kunagi kotti. Ja ma loodan, et see on siis mõni väiksem YouTuber, kes siis on selline normtüüp ja saab siis lõppude lõpuks nagu rohkem feimi juurde. Aga jah, see ongi nagu põhjus, miks ma olen KSI poolt. Lihtsalt sellepärast, et Logan on selline, kes suudab nii-öelda tagasi tulla kaotusest. Aga ma ei tea, KSI on lihtsalt KSI. Et nagu mul on KSI-st rohkem savi. See on niimoodi, et ma olen nagu erapooletult Logani poolt, aga ma loodan, et KSI võidab. Kui see on loogiline. See arvatavasti ei ole loogiline, aga see nagu selles mõttes on loogiline, et ma nagu tegelikult mul on ju savi, kes see võidab selles mõttes. Ma olen Logani poolt, aga ma loodan, et KSI võidab, ehk siis ma olen nagu KSI poolt. Ma ei tea, see on segane. Ma ei viitsi eriti sellest fightist enam rääkida. Läheme vlogiga edasi, ma nüüd üritan midagi teha. Kell on freaking 3:08 ja mul on väga palav. 25. augustil siis näeb, kes see võidab. Tulin just üle mitme tunni lihtsalt esimest korda õue ja õues on lihtsalt õhk ei liigu, siin on nagu nii freaking soe.
Oi. Ma ei taha teada. Wow. No freaking way, see on sama küll peli. That was fun. Nagu sellest klipist näha oli, ma kallasin endale kuradi vett peale, onju. Ja nüüd ma olen ujumast, et nagu nii päev. Pluss ma ei ole täna väga midagi teinud, nii et aga ma tegelesin enne muusikaga ja ma tegin 2 laulu. Mõlemad on väga halvad. Ei nagu selles mõttes, ma ei tea, ma ei oska niimoodi öelda, ma olen üritanud natuke teistmoodi teha kuidagi ja nagu mitte olla sarnane ja rääkida nagu teistest asjadest ja rääkida sellistest asjadest, mis mulle meeldivad, onju. Ma üritan teha midagi sellist, mis oleks nagu minuga seotud, mitte mingi lampi niimoodi. See nii-öelda karakter, see nimi, mis ma olen mõelnud Steve, onju. Sellega on see, et see tuli lihtsalt obviously sellest, et Steve Rogers ja Steve on siis nagu Eesti-pärane. See on lihtne ja meelde jääb. See on siis nii-öelda see tüüp, kes on nagu rohkem nagu mina, kes on nagu korralik ja ei tee midagi. Et nagu kui ma tahaksin midagi lambisemat teha, siis oleks vaja nii-öelda teist karakterit, sest ma ei tahaks niimoodi, et üks hetk teen ühte, teine hetk teen teist, onju. Ja selle tõttu ma olen nagu mõelnud ühele teisele karakterile. Mul on nagu elus üks unistus, mis ma tahan kindlasti ära teha ja on lihtsalt esineda kas või mingil väiksel laval, ükspuha kus, aga nagu enda muusikaga. Mu lemmikartist Logic, onju, ta tuli mitte kuskilt, onju, ja see on mind nagu nii palju inspireerinud, pluss ta muusika nagu minu jaoks nii rõõme hea. Tahan ka nagu midagi teha, onju. Aga nüüd ma nagu, mul on mingi higimull otsa ees lähen ujuma. See muusikavärk, mis ma just tegin, see oli full joke nagu. Ma olen tegelikult Ketli keldris, ma võtan mõnda ratta. Many hours later. Okei, ma jõudsin koju, vesi oli mega soe, hästi mõnus oli ujuda, sest et nagu täna oli ikka mega palav. Aga nüüd ma arvan, et ma lähen tuppa, ma söön, ma arvatavasti võib-olla mõõde ehmatas mind. Te kuulsid või? Jaa, ma kuulsin, kui sa liikusid ja ma nägin ka silmanurgast, kui sa liikusid. Aga mida me nende kividega tegime? Keegi kommenteeris, et me võiksime need kuidagi siia ukse juurde panna. Ma lähen söön, ma lähen võib-olla tegelen natuke muusikaga, sest et see muusikavärk, nagu ma enne mainisin, see on tõsiselt selline asi, millega ma tahaks nagu tegeleda ja kuidagi nagu teistmoodi läheneda sellele, ma ei tea. Ma üritan täna siis teha ka natuke gameplay videoid, sest et Gaming Channel'is saab lege kohe 3 sotti juba täis nagu what? Ma tahan selle Gaming Channel'iga tegelikult täiega nagu edasi minna, rohkem teha sinna, rohkem lahedaid asju sinna teha, mõnda challenge'id, värke-särke nagu gaminguga seotud ja üleüldiselt nagu võib-olla ka mingi unboxinguid ja asju, kui ma saan midagi nagu mängudega või mille iganes seotud vigane eesti keel. Kui vaadata siit aknast, siis Perri lihtsalt istub ja ootab mind. Okei, ma jõudsin nüüd tuppa ja väike plaani muutus oli hoopis selles mõttes, et ma üritan siin vaikselt olla, sest et mul kõik magavad, kell on juba 1:30. Ma pidin sööma, videofilmima ja muusikaga tegelema, aga tuli välja, et ma tegelesin ainult muusikaga, ma isegi ei söönud. Mul tuli sõber ja me rääkisime väga pikalt ja ma jõudsin tuppa nii, et ma üritan teiega natuke rääkida ja siis ma arvatavasti lähen magama ära ka. Täiesti uskumatu, kuidas ma praegu ehmusin, sest et see freaking särk ripub seal. Täiesti pekkis, kuidas